Tead, mul on Iisraeli valimisel kogu aeg kuklas. Ja kui ma kuulsin sind ütlemas, ma olen rabi, mitte siseringi inimene, siis ma muigasin vaikselt, sest ükski rabi Iisraelis, eriti praegu, ei ütleks, ma olen rabi, mitte siseringi inimene. Praegu valimisteel on iga rabi siseringi inimene. Tahtsin siiski sinult küsida, liikudes nüüd Lähis-Ida teema juurde. Sa oled juhtinud Ameerika juutide delegatsioone. Ashkenazi, Sefardi, Süüria juudid konkreetselt. Tagasi Süüriasse viimase aasta jooksul või nii. Kuna kogukond seal, millest pole praeguseks kuigi palju alles, püüab taas juuri kinnitada. Ja Süüria juutide jaoks, kes on aastate jooksul sellest kogukonnast lahkunud, teatud määran tagasi pöörduda. Selgitada välja, mis seal alles on ja proovida taas sidemeid luua ning võib-olla tulevikku üles ehitada. Kuigi see on veel kaugel, kas saaksid meile natuke siseringi infot anda? Ma tulen tagasi selle siseringi vaatenurga juurde, et millised need missioonid ja delegatsioonid on olnud ning mida sa edaspidi ootad? Ja aitäh, need kõik olid hea tahte missioonid. Ja ma pean ütlema, et mul on Süüria kohta mõningaid siseringi andmeid. Ja osa sellest pärineb ühest hämmastavast Michigani arstist, kes on aastakümneid tegelenud juudi ja moslemi suhetega Ameerika juudi komitees. Tema oli see, kes ütles mulle 1,5 aastat tagasi, veebruaris, Asher, sa pead minema. Ma olen Ashkenazi juut, ma ei ole süürlane. Aga ta ütles, Asher, sa pead minema Süüriasse. Ja nii ma läksingi. See oli, veebruaris, vaid 3 kuud pärast revolutsiooni. Ja see avaldas mulle suurt muljet. Ja kõige rohkem avaldas mulle muljet see, inimesed ei keskendunud kinnisideeliselt Iisraelile eda Gazale. See on tõesti hea märk. Nagu me hoolime. Mina hoolin palestiinlastest, ma hoolin uiguuridest, ma hoolin Darfurist. On nii palju inimesi, kellest ma hoolin. Aga igal asjal on oma aeg, millest rääkida. Ja nemad muretsesid Süüria pärast. Nad olid alles hakanud Süüriat üles ehitama. Ja kui inimesed sai teada, et olen juut, olid nad väga soojad. Ma käisin seal veel 2 korda. Ma juhtisin mõningaid missioone koos uskumatult toreda Joe Jajadiga, kes on ise süürlane ja juhib Syrian Mosaic Foundationit. Ja meil oli suurepäraseid kohtumisi valitsuse siseringi inimestega, võib-olla peamiselt välisministeeriumis, aga ka sotsiaal- ja tööministri ning majandusministriga. Me kohtusime Damaskuse rahvusmuuseumi direktoriga, kus asuvad uskumatud Tura Euroopase freskod. Ja tegelikult teeb selle nimel palju tööd Aleph Foundation. Mitte juudi sihtasutus, vaid Aleph French Foundation. Seal tehakse palju hämmastavat tööd. Nii et ma usaldasin doktor Pasha, ta tundis inimesi. Assad Tabis, suure osa tema perekonnast. Ja tema seisukoht ning siin ongi minu arvamus, mille eest ma seisan ja mille eest ma räägin, et seda on vaja. Iisrael on põhjus, miks on olemas uus Süüria, sest Iisrael lõi Hezbollah'd. Iisrael nõrgestas Iraani ja seetõttu sai Shara, endine Jolani, suutis revolutsiooni edukalt läbi viia. Iisrael oleks Süüria loomulik liitlane ja ma tean, et on probleeme druuside ja alaviitidega, kurdidega, ma armastan kurde, aga Süüria peab olema terviklik ja ühtne. Ja see oli Iisraeli jaoks nii suur võimalus. Ja 1,5 aastat tagasi ja kõik kahtlesid. Ja siis inimesed ütlesid, Shara, ta ei jää kauaks. Ja siis nad hakkavad teda kutsuma Jolani, ta on islamist ja kõik need asjad. See oli Iisraeli jaoks suurepärane võimalus. Süüria võttis ühendust ja ütles, me tahame rahu Kriigi oma naabritega. Loomulikult tuleb arutada Golani küsimust. Ja loomulikult ma ei poolda Kriigi tankide eemaldamist Golanit. Vot, rahu, ei. Tead, heebrea keeles kabdein vekashdehu. Usalda, aga kontrolli. Ole ettevaatlik sellega. Aga see oli nii suur võimalus. Ja see oli võimalus tõmmata Süüria natuke Türgist eemale. Nad ei taha olla kellelegi, eriti Türgile võlgu. Nad teavad, et Türgi tahab tegelikult neid Osmanite impeeriumi osaks teha. Nii et see oli suurepärane võimalus. Ja ma lootsin, et need juudi hea tahte missioonid, sest ma arvan, et inimesed ajavad juudid Iisraeli ja kõik selle omavahel segamini. Viivad tõesti loodetavasti selleni, et inimestel tekib Süürias positiivsem tunne. Nii ma siis tegingi. Ja nagu ma mainisin, olid viimased 2 reisi septembris ja detsembris. Mike, ma tahaksin väga, et sa läheksid Süüriasse. Mulle meeldib see. Ja nii, aga viimase 2 reisi ajal kandsin ma Damaskuses igal pool oma kipat. Ja tead, mõned inimesed küsisid meie kohta ja tahtsid meiega pilti teha. Ja ma olen
Vaata, ma ei tea. Ma ei ole kaitsevaldkonna siseringis ega midagi sellist, aga mu Süüria ja Araabia sõbrad ütlesid, et see oli Iisraelile suur võimalus, sest Süüria teadis, et just Iisrael ründas Hezbollah ja Iraani ja süürlased vihkavad Hezbollah ning neile ei meeldi Iraan. Nagu justkui sellest veel vähe oleks. Druusid, me peame selle kallal töötama, see probleem. Druuside ja beduiinide vastasseis ja üks võitleb teisega. See on karm koht Lähis-Ida ja mul on kurb meel kurdide pärast. Tead, ma külastasin ka Kurdistani koos oma kaldealastest sõpradega Michiganist. Me käisime Kurdistanis, ma külastasin Al-Qoshi, kus asub prohvet Nahumi haud. Nii et tead, ma olen Kurdistani poolt. Ma olen avalikult öelnud, et toetan Kurdistani Iraagis ja las Süüria olla täisväärtuslik. Ja ma loodan, et Iisrael suudab targemaks saada ja tõesti öelda, et Süüria võib ikkagi olla suurepärane liiklane. Ja me vajame seda, sest peame takistama Iraanil kõigi nende relvade saatmist Hezbollah'le ja Liibanoni. Nii et me peame peatama illegaalsete narkootikumide kaubanduse. Kaptagon, ma olen endiselt väga optimistlik Süüria suhtes. Ja kuigi välisministeeriumis on toimunud mõned sisemised muudatused ja ma ei ole nendega enam nii tihedalt seotud, siis arvan, et mu arstidest sõprade sidemed ei ole enam nii head. Mul on ikkagi võimalus, et ma võin Süüriasse tagasi minna. Ja ma armusin Süüria rahvasse. Tead, Iisraelis öeldakse, kas see on hatsaga? Kas see on kõik etendus? No see on uskumatu etendus. Ja tõesti, see on uskumatu etendus. Teisalt, sinna pole olnud nii lihtne saada. Pead täitma vorme ja viisasid ja kõike seda. Nii et ma arvan, et see pole ainult etendus. Ja ma arvan, et on tehtud piisavalt tööd. Shara on 1,5 aasta jooksul näidanud, et see pole Iraan. See pole Khomeini. Tead, kui Khomeini kohe võimule tuli, sai sellest islami vabariik. Ja sa nägid tõendeid, kuhu see suundus. See on täiesti erinev. Noh, ütleme siis järgmisel aastal Jeruusalemmas, ütleme ka järgmisel aastal Damaskuses ja loodetavasti suudame selle toimima panna umbes 20 sekundiga. Kas juutidel on Süürias midagi, mille juurde tagasi minna? Ja, seal on uskumatuid asju, seal on sünagooge, seal on ka kaimistu, ma ei tea, kas juudid peavad sinna elama kolima, see on nende otsus, kuigi see on ilus linn. Tead, Damaskus on natuke selline, nagu Iisrael 60 aastat tagasi välja nägi, aga on tore tagasi minna ja kohtuda Süüria inimestega ning nad võtavad juudid tagasi vastu.